Tere hommikust! Täna on reede ja kuna ma terve nädal mitte midagi ei filminud, siis mõtlesin, et okei, teeme siis nädalavahetused, et siis nagu äkki toimub midagi rohkem. Eks näis. Põhiline fookus see nädalavahetus on salongi sisustamine nii-öelda selles mõttes, et mul on karpidega siin oma kõik asjad mingi, mis on vaja lihtsalt nagu siit kodust ära viia salongi, sest ma sain endale uue salongi, kus ma saan siis väikse toakese endale ja siis ma saan seal tööd hakata tegema, nii et siis ma lähen viin kõik oma asjad sinna ära. Et siis ma saan kaasa võtta teid, sest ma juba oma kosmeetiku laua viisin ära sinna, aga sellega oli ka tükk jamamist, sellepärast et see oli teisel pool Eesti otsa, eks ole, vanemate juures. Ja ma pühapäeval just tulin vanemate juurest ära. 2 päeva hiljem sain teada, et mul on seda kosmeetiku lauda vaja. Ja see oli seal. Ja mina jälle eriti, mul ei meeldi väga pikki maid nagu ise sõita, sest mul nagu tüdineb nii ära. Siis lihtsalt ma pidin nagu võtma, alguses mõtlesin, et okei, Jaar käib ära, ja. Aga siis mõtlesin, et ma ise olen enamuspäevad kõik kodus, et nagu miks tema peab minema. Ja siis ma läksin ja siis ma hommikul läksin, panin laua peale ja tulin kohe tagasi. Et see oli siuke väga mõttekas sõitmine. Siis kui saad aru, kui palju asju kosmeetikul peab olema. No ei pea, aga igastahes need 1, 2, 3, 4, 5 tükki viin autosse ära, siis tassin sinna, siis hakkan neid kokku panema. Nii et edu mulle! Üksi tassimisega edu. Ühesõnaga, jah, ma lähen viin need pakid ära. Või need asjad. Siis ma lähen käin pakiautomaadis, mul on 1 pakk. Ja siis mul peaks tulema DPD-ga 1 pakk veel, kus mul on siis töökäru. Nii et loodan, et see jõuab järgmiseks nädalaks kohale, siis on kõik hästi. Aga ma nüüd viskan teised riided selga ja hakkan vaikselt tegutsema, sest muidu mul kaob see entukas ära, siis ma ei tea, kes neid asju siin viib. Nii et vaatame, kas ma saan hakkama. Nii, nüüd mul on kõik asjad. Ma panin nad üksteise peale niimoodi, et mul oleks 3 korda jooksmist. Nii et nüüd pakime need asjad lahti. Ja ma ei tea, kaua sellega aega võtab, aga eks näis. Tuba iseenesest on selline pisikene. Siit lähed. Kraanikaus. Selline nunnu. Mina siin. Ja väljaspoolt on ka väga nunnu, ma näitan teile, kui te olete uksest sisse. Uksest sisse. Tere, mina jälle siin. Siis ma panen laiema peale. Nii. Ja siuke hästi mõnus hubane. Mina jälle siin. Ja siis minu toakene on siin. Selline nunnukas. Siin hakkan mina tööd tegema siis. Lõpuks ometi ma hakkan tööd tegema, sellepärast, et mul lihtsalt nii kopees sellest kodus passimisest. Nii et nüüd ma pakin need asjad lahti, panen teile siia tööle ka taustaks, kuidas ma neid asju siin vajandan. Ja siis vaatame edasi.
ma ei tea, kuidas ma neid asju tahan siia paigutada. Number 1. Ma ei tea, kuhu ma panen need. Nii et mul töökäru ka veel tuleb, siis mul enamus asjad ikkagi läheb töökäru peale. Need aparaadid, viilid, kõik tangid, värgid, särgid, deso, see ultrahelimasin ja värgid. Aga kuna mul seda ei ole, siis ma praegu panen nad nagu ühte karpi ootele, et siis kui tuleb, ma panen nad kõik siia peale. Need ühekordsed asjad, põlled, värgid ma saan panna ühte teise sahtlisse, sellega mul nagu probleemi pole. Aga siis ongi, et kuhu ma panen näiteks kulmu asjad. Et ma olen veidikene nagu segaduses, et ma ei tea, kuhu ma panen, on ju. Kas ma panen nagu niimoodi, et display niimoodi, et kõik näevad, et kui tuleb, et bikini need tähendab vahatamise asjad ma panin niimoodi, et kõik on ilus, sest on siuke ilus roosa pudel ja siuke, siis ta nagu sobib hästi. Siis ma kõik jalakreemid ja need asjad panin ka üles, sest need on ka ilusad siuksed roosad kreemikesed. Nii et need ma panen nagu sinna, aga siis ma mõtlen, kas ma nagu need kulmuasjad panen ka sinna või ma ostan siia riiulisse need korvid ja ma saan panna kõik, mis on nagu kole, mida ei taha nagu ise vaadata, siis need ma panen sinna korvi. Nii et ma ei tea, mis ma tegema peaks. Et ma veel natuke mõtlen. Kastid ma viin niikuinii koju, sest kunagi võib-olla kui jälle midagi kolin, siis on väga hea võtta neid samu kaste. Teada, et mahuvad siia kõik ära ja selles mõttes on korras. Nii et ma ei tea. Et praegu on ta nagu niimoodi. Need asjad, seal ongi need kulmuvärvid. Sinna üles ma panin siis need bikini asjad, sinna tulevad need petiküüri asjad. Ja kui te küsite, mis asi mul käe peal on, siis ma proovisin henna neid kulmuvärve enda käe peale, kui tugevalt jäävad. Sinna ma panin need küünelakid, värvinäidised, praegu ma viskasin sinna need kõva vaha kamakad ka. Siis ongi nagu selle viin koju, sest need on tühjad. Seal on kõik asjad, mis tuleks panna töökäru peale. Need asjad, ma ei tea, mis nendega saab. Aga see kast siis ilmselt läheb sinna taharuumis sahtlitesse. Nii et, ma ei tea. Eks ma üritan need kuidagi siia ära panna, sest tegelikult riiuli peal on nagu suht palju ruumi, vaata, et saab nagu ilusti panna. Et võimalus on ka sinna, võtan mõõdulindi, mõõdan selle laiuse ära, palju see riiuli laius on, võib-olla mustan sinna ka mingid ilusad siuksed väiksemad korvikesed. Et siis nagu on see üldmulje ilus nagu. Ma praegu siis jätan niimoodi selle siia, selle paki, kus ma panen töökäru peale, siis see jääb hetkel nii. Lakid said siia, bikini need vahad said siia. Siia ma panin kõik kulmuasjad, seal on depilatsiooni asjad, siia tulevad need pediküüri asjad ja toolike, deso asjad. Nii et praegu jätan nii. Tegelikult on suht vähe asju, kui vaatad niimoodi, aga lihtsalt need karbid lihtsalt nii palju. Nii et eks ma siis nüüd lähen, issa ma lähen nagu mingi, ma ei tea, mis asi välja. Lähen käin paki järel ära, siis ma toon selle paki siia. Siis ma lähen Põhjakeskusse, vaatan meidi ringi, vaatan neid korve, vaatan mingi topse, pinslite ja asjade jaoks. Ma lähen pesen auto ära ja ega muud ei olegi.
siis on nagu tänasega see töö sai tehtud, sest ma üldse ei viitsi seda tööd teha, aga nüüd on see lõpuks tehtud, nii et selles mõttes on hea. Ja siis me saame vaadata, mis ma seal Treidhouse'is pakis sain. Sest ma tellisin töökäru, jalavanni, koorja. Ja rohkem ei mäleta, kas ma midagi veel tellisin, nii et saame vaadata. Nii et ma käin pakil järel ära ja siis ma tulen siia tagasi. Nii, mul on see kast, mis tuli. Ja siis ma käisin terve linna veel lihtsalt nagu kõikides poodides. Ma käisin Krooni jamas, ma käisin Põhjakas ja siis ma läksin veel Vaalasse. Ja siuke mõnus. Siis ma käisin Pepkos 18 euro eest. Ilmselgelt see prügikast on minu jaoks liiga väike. Siia ei mahu mitte midagi sisse. Siis ma ostsin selle suurema prügikasti. Sellise pintsritele opsi. Siis selle suure prügikasti. Saan panna siia alla ilusti. Ja siis sellise pleedi. Et noh, inimestele panna jalgade peale või iganes. Et siis on nagu mõina mitte väga suur. Noh, ongi selline, et sa istud, sul on niimoodi ta peal. Siis on nagu mõnus. Et selle ma panen siia ka need asjad ära. Treidhouse'i pakka ja ma ei tea, mingi 100 korda neid ajakirju saan. Mis ma tellisin siis? Ühesõnaga ma ostsin sellised varvaste eraldajad. Need pidid täiega head olema. Ja ma tegin nendega ka ja oli väga hea teha. Nüüd ma ostsin need. Rattad. Siis ma ostsin sellised silmakaitsepaberid, kuigi nüüd ma vaatasin, et mul on olemas tegelikult silmakaitsepaberid, mul nüüd vaja ei ole jääb. Siis selline jalakoorja. Mõtlen, kas ma tellisin õige. Jep, ma tellisin õige. See on siis LCN-i oma Lemon Sugar Scrub. Ja seda tähendab nagu mega hästi. Selle ma sain ka siis, kui ma käisin koolitusel ja esimest korda proovisin seda, siis ma olin nagu mingi kui hea lõhnaga. Ja siis minu lemmik, nagu ikka. Lemmik see Farm Foodi jala valmisool. See on ka mega hea. Rohkem vist ei olnud.
lähevad siia. No põhimõtteliselt läheb hästi selles mõttes, aga ma istun ka hästi ääre peal nagu siin ääre peal. Aga noh, üldiselt ma olen pannud niimoodi klientidele, et ma olen need küljega, siis ulatuvad kõigil. Nii et eks näis. Vaatame, kuidas ilmselt ma panen nad nii küljega alguses istuma. Et siis on nagu mugavam inimestel endal ka. Ja siis nii on. Meie oleme Keroniga spaasse. Mis spaasse me Keron lähme? Nurga taha. Nurga taha spaasse. Nurga taha. Nurgatagune spa. Nurga. Ja, räägi midagi toredat. Nurga taga. Mis sa spaas tegema hakkad? Laulun. Ujud? Ja. Mis veel teed? Torust kalased alla või? Ja, ma ei kulge üksita. Koos emmega? Ei, koos Silinaga. Ahah, nii. Mullivannis ka oleme või? Ja, mullivannis ka oleme. Selge. Nii, kus me veel oleme? Siis teeme uuesti natuke koju. Ahah, Siis nii. teeme uuesti sinna. Uuesti spaasse või? Ja. Siis teeme uuesti paase. Siis lähme koju. Siis käime edasi paas. Ahah, siuke päevaplaan. Siuke nädalaplaan. Vaat nii. Saite aru? Keron püüab mind. Nii, nüüd on jõudnud kätte pühapäev. Mul külalised on ära läinud. Õde ja tal väike poiss tulid külla reedel. Ja siis me nagu tegime igasuguseid asju. Käisime spaas ja mänguväljakul ja kohvikutes ja shoppamas isegi. Nii et sellega on nagu hästi. Nüüd kuna külalised on toredad, siis lihtsalt on see probleem, et korter läheb nii hullult sassi, eriti kui on veel väike laps ka. Nii et siis ma ei tea, ma hakkan vaikselt igalt poolt koristama nagu tubade kaupa. Ja siis ma ostsin igast vahendeid ja asju ka, sest meil ei olnud neid asju ostetud. Et kuigi oleks tahtnud koristada, siis meil lihtsalt ei olnud mingeid vahendeid, millega koristada. Nii et siis ma vaikselt siin hakkan igas toas veidi koristama. Panen mingisugused metsud ja asjad ja kõik põrandad pesen ära. Ja et kuna ma üksi olen siin praegu kuni õhtuni, siis on nagu hea omaette siin teha, sest nemad läksid ära külalised ja nüüd ongi aeg koristada.